me läheme võiduka lõpuni. Laskesuusatamise maailmakarikasarja Pokljuka etapp on jõudnud oma viimase sõiduni, naiste ühistardis sõiduni ja meeleolu on siin päeva jooksul tunnilt muud kui kasvanud. Tavaliselt on, et kui mingi pika rea viimane etapp või viimane sündmus hakkab pihta, siis on kuidagi põdemised ära põetud ja pinged on maas, et seda kõike võetakse juba päris suure mõnuga. Mõnuga seda kindlasti ei võta need 30 naist, kes täna rajale lähevad ja nende hooldepersonal ka, nende jaoks on ikkagi töö ja nad teevad seda ausalt lõpuni välja. Aga need tiimid, kes ei ole täna peale saanud, kelle sportlasi enam ei ole, on koduteed siit juba alustanud ja näiteks ka Benedikt Toll ütles pärast meeste ühistardis sõitu pressikonverentsile, et tema hakkab nüüd sõitma kodupoole autoga. Tee on 7,5 tundi, nii et ei ole midagi, et oled maailma tipplaskesuusataja ja on erahelikopter või eralennuk vastas, mõnus või mis nüüd mõnus, tavaline rutiinne autosõit mööda, hetkel küll mitte väga lumiseid teid, aga nii see elu on ja need, kes sellega tegelevad, on sellega vaata et juba ka harjunud. Kui ennist ütlesime ka, et siin on vaid 5 Eesti inimest järele jäänud, siis tuleb tunnistada, et 2 on veel leitud. Üks neist on Johanna Talihärm, kes on siia jäänud ja siis üks eestlane olla veel, keda meil ei ole veel tuvastada õnnestunud, aga üks olla veel siin alles. Aga Indrek Tobreluts, koondise peatreener, tegelikult läks ära juba vahetult pärast eilse viimase võistluse lõppu ning autoga peab ta siis Robert Heldnat Lenzerheidesse juunioride maailmameistrivõistlustele teekond olla umbes 10 tundi. See on tegelikult karm maailm ja käib treeneri tööga kaasas sellistes väikestes riikides nagu on Eesti. Aga Indrekuga tegime ka eestlaste kokkuvõtva jutu eile ära ja tegime seda just eile, nii et kui teile tundub, et mõni ajamäärus ei klapi tänasega, siis jah, jutt on salvestatud eile õhtul. Indrek Tobreluts, koondise peatreener, kui nüüd rahuliku pulsiga võtta kokku see, mis Pokljukas toimus, siis mida sa tähele panid, mida sa treenerina enda jaoks selgeks said? No algas see etapp päris suure šokiga, et selline üldine emotsioon oli peale seda päris selline kogu võistkonnal selline suhteliselt masendav, aga tüdrukud tegid juba individuaalvõistlusel oluliselt paremini ja tänasest päevast me ei räägi, et see oli juba selline ulmevaldkonda minev tulemus, et ma usun, et me oleme õigel teel ja ma arvan, et seda tänast sõitu oli paljudele sportlastele endale vaja, eelkõige ehk Renele, et saada sellist enesekindlust ja ütleme nii, et tal on siin viimased võistlused ei ole kõige paremini välja kukkunud, aga täna võitles 3 ringi väga, väga vapralt ja viimasel ringil läks raskeks, aga vastas olid ka kõvad mehed. Nüüd on 2 nädalat laias laastus ja siis hakkab MM pihta. Mida te teete, kui palju te olete koos, kui palju eraldi? Praegu Regina ja Kalev jäävad Ruubolningusse kuni 3. Võistkond saab 3. veebruaril Obertillachis Austrias kokku, kus me teeme sellise väikse mikrotsükli veel enne MM-i ja Tuuli, Grete ja Rene tulevad Obertillachisse pisut varem kui treenerid jõuavad, ehk siis 30. jaanuaril, et korra koju puhkame natuke ja siis juba nii-öelda viimane lihv, et ega siin väga palju midagi teha ei ole, pigem lähme Obertillachisse kohanema nende tingimustega, mis Anterselvas valitsevad ja nii ongi. Seda hirmu ei ole, et need paar päeva, mis sa pead olema toreda valge lumega Eestimaal, et kõik kuidagi ära rikuvad asja? Ei, see paar päeva kindlasti tuleb ma arvan pigem kasuks, et siin 3 etappi järjest, et siin on vaja natukene puhata ja see nüüd, kui seal Eestis suusatada ei saa, siis sellest midagi katki ei ole, et nüüd on vaja lihtsalt tervist hoida, mis on hetkel kõige tähtsam. Aga aitäh sulle ilusa nädalavahetusest, hoia sinagi oma tervist ikkagi, sest treeneri amet ei ole lihtne amet. Aitäh ja loodame, et kõik sujub ka MM-il nii-öelda plaanipäraselt, et selgelt nüüd on
ootused kõrged, aga noh, tuleb 2 jalaga maa peale jääda ja jätkuvalt nii-öelda pea külmana hoida, et ei tohi lasta nii-öelda loorberitele puhkama jääda ja tuleb teha oma asja ja loodame, et kogu võistkond läheb paremaks, et praegu tegelikult ka tuulisõit on iga sõiduga läinud paremaks ja ka täna esimest ringi põhimõtteliselt sõitis liidriga võrdselt. Eks see hirm oli ka, et tagant süüakse nii-öelda ära ja ei pääse finišisse ehk seetõttu, aga siiski vaatavalt sellele suutis veel väga korraliku 2. ja 3. ringi teha, et usun ja loodan, et oleme õigel teel. Küll ta tuleb, aitäh, kohtumiseni! Jaa, me väga usume, et oleme õigel teel ja väikest juttu siit veel. Mul on nüüd kaaslane ka, näeb välja nagu mesilane Maja. Tegemist on ühe võistluste maskotiga, vähemalt mulle tundub, me lähemalt pole tuttavaks saanud, aga kohe püüame ju teha. Hello and how do you feel here? Very good. Ütles siis eksklusiivintervjuus Rahvusringhäälingule, et tunneb ennast väga hästi, on laskesuusatamist vaadanud juba aastakümneid, elas väga kaasa eile paaris sega teate sõidule Regina Ojale ja Rene Tsahklane ja mäletab ka isasid Kristjan Oja ja Hillar Tsahklat võistlusrajalt, mäletab veel ka Margus Adra võistlemisi, nii et kogenud laskesuusataja, thank you very much and see you next year. Yes. Bye! Nii, tore, et saame selliseid eksklusiivseid usutlusi siin teha ja nüüd siis tasapisi ka asja juurde, aga enne me tegime veel ühe väikese ringkäigu siin fännialal ja vaatame, kuidas siis see välja näeb. Siis juba võistlus ise. Võistluste vaheline aeg on Pokljukas Triglavi rahvuspargis sisustatud suurepäraselt. Siin on meil 2 maskotisõpra, teeme nukid ka. Väga ja ühega tehtud, teisega olge tublid, näeme jälle ja nemad siis on enne võistlusstaadionil ja vaheaegadel on siin rahvast lõbustamas. Aga rahval tegemist jagub, siin saab võtta suupistet, saab võtta keelekastet ja fännid erinevatest rahvustest saavad siis arutada spordi asja ka. Me läheme praegu ühe suusa- ja laskesuusavõistluste lahutamatu osapoole ehk siis nii-öelda peotelk on selle nimi vist. Siin käib tõeline elu, siin on helid kõik väga-väga põhjas ja vaatame korra siia sisse ka siit ukse pealt. Näete, inimesed tunnevad elust rõõmu, on väga-väga õnnelikud ja sealt eemal kohalik bänd annab kohaliku koloriidiga asjale hoogu ka. Aga vaatame paari sammu jagu veel ringi, mida meil pakkuda on. Näete jälle meie sõbrad Kitsed Sokud on siin, teevad fännidega pilte. See, et ollakse võistluspaikades või siis võistlustel oma toetajamaa värvides ja kostüümides, see on lahutamatu koostisosa. Nüüd siis jah, tundub, et tegemist on austerlased nagu jopedest teha. See on ka muuseas tava, et jopede ja vestide peale kogutakse sportlaste autogramme ja mõistagi, kellel on neid rohkem, seda uhkem mees see on. Nii, siin lahutamatu osa suusavõistlustel kõik võimalikku nännimüüke, siin on lipud, siin on erinevad spordikaubad. Ma ei ole veel näinud järgmise aasta maailmameistrivõistluste mingisuguseid suveniire, aga lihtsalt Sloveenia ja laskesuusatamise kohta on siin pilte palju, näete, külmkapi magnetid. Eesti inimene ikka armastab koguda, siin on neid kohe palju saab soetada, kui juhtub olema vaba 5 eurot. Ja läheme siis tasapisi seda rida mööda edasi ja tegelikult nagu juttu on olnud, me oleme rahvuspargis, mis tähendab, et siin on ikkagi päris kindlad nõudmised ja mis seal salata, siia üles toob ainult üks asfalttee, mida mööda kogu see vägi üles tuleb. Me tõuseme Pleedi linnast üles 800 meetrit ja mõnel inimesel ikkagi tema särav siseelu tuleb ka teistele vaatamiseks mõnikord välja. Aga jah, tegelikult oleme siin me tupikus. Tee saab siin läbi ja siit edasi enam asfaltteid ei lähe. Seal, kus on suusarajad, seal on küll jalakäiguteed tavaliselt suve ajal, aga jah, suuremat liiklust siin ei ole. Metsas matkarajad on, aga siia ka praegu võistluste ajal inimesi peale ei lasta. Need teed on kedasti lintidega eraldatud ja seega tuleb jälgida korda ja ausalt öeldes
korraldusi väga keskivas toolis anda polegi vaja. Inimesed on väga kohusetundlikud ja kui on ette nähtud nii, siis niimoodi tehaksegi. Sellised lood, selline on Triglavi rahvuspark Pokljukas, aga nüüd siis juba naiste ühistardis sõit ja Tallinnast jätkavad Alvar ja Margus. Ja, aitäh Tarmole selle sissejuhatuse eest. Küsimus on küll selles, et kus siis sel korral mäletad, kui Tarmo eelmine kord meile sellist tuuri tegi, siis oli märksõnaks ainult see, kuidas nii tema kui teised inimesed sõid vorsti ainult. Aga jah, Tarmole meeldib ikka selliseid tuure teha ja Tarmo näol hea giidiga laskesuusa maailma on tegemist. Ja ta sobib kuidagi nende maskottide kõrvale ka, et kuidagi läheb kokku kõik see. Jah, juba järgmisel aastal peetakse siis tõesti laskejoutamise maailmameistrivõistlused siin samas Pokljukas Sloveenias. Tegelikult tõelises maalilises paigas. Pokljuka ise on rahvuspark mäe otsas, aga suur osa sellest karavanist elab siis mäe all Bleedi linnas, mis on tuntud oma kuulsa järve poolest. Ja tõesti, ainukene probleem võib-olla, mis Pokljukas on see, et kuna tegemist on looduskaitsealaga, siis nad ei saa lubada publikut raja äärde, mis omakorda tähendab, et seda rahvamassi eriti järgmisel aastal sinna kuidagi ära paigutada saab olema võrdlemisi keeruline. Ja seal kindlasti hakatakse ära kasutama seda osa, mis seal staadionilt välja minev rada on, et sinna kindlasti pannakse veel tribüüne juurde, sest see rahvas muidu tõesti siia ära ei mahu ja tõepoolest tegu sellise ainulaadse rahvuspargiga, kus nii kõrgel on sood ja tõesti rahvast vähemalt sel aastal maailmakarikaetapil rajale ei lasta, et ainult tiimi liikmed ja hooldevõistkondade liikmed saavad raja kõrvale minna. Aga maailmameistrivõistluste alguseni Anterselvas jääb veel 17 päeva. Me oleme juba ära näinud haarava meeste ühistardis sõidu ja nüüd on siis naiste kord distantsiks 12,5 kilomeetrit. Tänavu on seda distantsi sõidetud 2 korral. NSC-s võitis Tiri Lekhov, Oberhofis Kaisa Mägeräinen. Küll aga ei tule Tiri Lekhov täna üldse startigi. Nimelt on ta kusagilt kerget tõve endale külge vookinud. Lendas juba eile koju tagasi, et end ravida. Oli ka 4 päeval võistelnud kerge palavikuga ja see kajastus ka tema suusasõidus, mis oli pehmelt öeldes tagasi hoidlik. Nii et tänavu 6 sõitnu võitnud Tiri Lekhovi stardis ei ole ja kui see vahe maailmakarikasarja üldarvestuses on selle naise ehk Dorothea Viireriga enne tänast sõitu 47 punkti, siis kui Viirer peaks täna tulema vähemalt esikolmikusse, vahetub meil enne maailmameistrivõistlusi ka sarja üldliider. Jah, et see ikkagi tippspordis ikka oluline osa on tervisel ja kui siin läbi hooaja, et võita maailmakarikas üldkokkuvõttes pead sa ikkagi praktiliselt kogu aeg terve olema ja kui näiteks praegu Öbergi, siis ka Hannal tuli ju tagasilöök Annessi etapil, kus ta praktiliselt jättis kõik sõidud vahele. Maailmakarikasarjad teine naine Dorothea Viirer pole selle aasta numbri sees suutnud veel ühtegi sõitu võita. Kokku on tal tänavusest hooajast kirjas 2 etapi võitu ja jaanuarikuu paremaks tulemuseks 3. koht Ruupoldingi sprindist. Reedesel tavadistantsil oli Viirer alles 23. ja tunnistas, et tal on nüüd olnud seljaga probleeme, seepärast ei tulnud ta ka segateate sõitude starti. Jah, aga natukene ikkagi Viireri puhul ka, et ei tea, kas see Patrick Oberger äraminek on ikka nii palju seda laskmist mõjutanud, aga Itaalia koondisel tervikuna, Viirer seal hulgas, pole seda stabiilsust lasketiirus või seda kõrget stabiilsust, rääkimata siis Liisa Vitotsist. Seejuures Viireri puhul ongi selle nädala suurimaks jututeemaks olnud pigem tema suhted praeguse Norra endise Itaalia koondise lasketreeneri Patrick Oberregeriga, kes olla kogu Itaalia koondist reetnud selle üleminekuga Norra, vähemalt see on muidugi see, mida Viirer räägib. Ja Viirer ütles ka ausalt välja, et tema enam Oberregerit näha ei taha ja kui vähegi saab, siis igat pidi teda väldib. Jah, aga kuna laskesuustajad tihti kohtuvad siin lasketiirudes ja laagrites ka, siis ega see vältimine lihtne ei ole, aga loomulikult selline kurvastus, tagasilöök suur ja eriti veel, kui Oberreger ära läks, nüüd on norralased ka väga stabiilselt laskma hakanud, seda enam. Nii, 12,5 kilomeetrit on meid ootamas ees. Õige pea võistluste direktor, kes on nüüd ka kodumaa pinnal, ehk siis Borut Nunar, see selline, ma ei oskagi öelda, selline mitte James Bondilik, aga väga selline karmi käega mees, on see õige pea magnumit tõstmas taeva poole ja laseb selle vägeva aupaugu taevasse ja siit me siis lähme 12,5 kilomeetrit ja sõidetakse siis 5 korda 2,5 kilomeetrist ringi. Lamades käiakse 4 korral, kõigepealt 2 korda lamades ja seejärel 2 korral püsti ning iga eksimuse hinnaks on 150 meetrine trafi ring.
Teise numbri alt stardib täna rootslanna Hanna Öberg, kes hoolimata haigusest aastavahetuse perioodil on nüüd sellest küll väga hästi välja tulnud. Ainus Rootsi koondise tipp, kes siin üldse kohal on ja tema nüüd vahepeal läheb erinevalt oma koondise kaaslastest, kes treenivad kodus Östersundis hoopis Hoofilsenisse, et vältida reisimist. Öberg näitas üleeile tavadistantsil minu meelest üht oma karjääri parimat suusakiirust ja on kindlasti täna favoriitide ringis. Ja kindlasti ja see, et ta Hoofilseni läheb, on tegelikult väga hea ja turvaline valik, et Hoofilsen ei ole väga kõrgel, ta on selline 1000 meetri peal. Saksa koondise naised on päris tihti seda kasutanud ja väga edukalt suurvõistlustele just Hoofilsenist tulnud, nii et väga hea valik Öbergi poolt. Ja ikkagi sportlased üritavad võimalikult vähe reisida. See on märksõna, sest niivõrd lihtne on haigestuda, endale mingeid nakkusi külge saada ja reisipäev kui selline sportlase jaoks on 0 päev. Sa ei saa esiteks treenida ja teiseks sa ei saa ka normaalselt puhata. Ja tihti on ju peale võistlust on need reisid või peale rasket laagrit, siis seda enam on su immuunsussüsteem nõrgenenud ja ütleme, tervislik seisund on nõrk ja need haigused ja igasugused viirused hakkavad lihtsamini ka ligi, nii et sellepärast väga paljud väldivad reisimist, kui seda vähegi vältida saab ja ma tean ka Soome koondist näiteks ei sõida koju, et siin liigutakse küll erinevaid radasid pidi, aga kes läheb siis Seefeldisse, kes läheb mägedesse laagrisse, aga kodu ei minda. Nii et pigem otsitakse praegu enne MM-i kohti, mis oleks, ütleme siin, Pokljuka ja Anterselva lähedal, sest Pokljuka ja Anterselva ise on tegelikult ka suhteliselt lähedal üksteisele. Aga Robert Iljach on ikkagi see meelispaik, kuhu minnakse, aga ka Hoofilsenisse otsitakse veel siin läheduses Itaalia teisi suusakeskusi, Martell ja Riidnaun ja sellised kohad. Nii et Ja samas prantslased lähevad küll Alpidesse, aga siin ajakirjanduses kes läbi see, et prantslased ei ütle, kuhu nad laagrisse lähevad ja põhjus selles, et tahavad, et meeskond, naiskond saaks harjutada ilma ajakirjanduseta MM-iks. Nii et lastakse rahulikult harjutada ja laagri kohta välja ei öelda. Kolmanda stardinumbriga on siin rajal teie ees maailmakarikasarja üldarvestuses üleeilse võiduga 4. tõusnud Denise Herman. Nüüd on siis ka karjääri esimene nullivõistlus tehtud ja Hermanile muidugi sobib see tugev rada tohutult hästi. Selge, küllap ta siin avaringil nüüd sellist käiku peale ei lükka, milleks ta võimeline on, aga järgmistel ringidel kohe kindlasti. Ja kui ta sama enesekindlalt sõidab kui tavadistantsil, siis on ta ikkagi suur favoriit, aga tema puhul ikkagi 2 nii head laskmist järjest teha, nagu ta tavadistantsil tegi, et pigem ei usu sellesse, et see õnnestuks. Numbriga 9 tooksin välja ka Kaisa Mägeräise. Oberhofist ta rasketes oludes võitis. Nüüd on ta paranenud ka vahepealsest gripist, mis Ruupoldingust ta ikkagi peaaegu täiesti maha võttis. Ja Mägeräinen tõdes ka, et sellist võistlusprogrammi polegi tema pikas karjääris veel olnud, kus tavadistantsi järel tuleb veel 2 võistluspäeva kohe otsa. Ja küll eile oli natuke lühem sõit, aga täna ikkagi naiste jaoks jällegi pisut pikem sõit. Ja ütleme, et ühistardiga sõit naiste jaoks 12,5 kilomeetrit sõidetakse siis 2,5 kilomeetrisel rajal on ikka selline päris raske pingutus ja siin kindlasti hakkavad päris suured vahed sisse tulema. Ja favoriitide king kindlasti läks võistluseks tegelikult laiem, muidugi Mart Olsbu-Reuseland, Justine Brezas, Julia Simon, Liisa Vitozzi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tänases sõidus siis 25 maailmakarikasarja üldarvesse paremat, pluss veel 5 sportlast, kes 25 hulka ei kuulu, ent kes olid 5 paremat reedesel tavadistantsil ja nendeks õnnelikeks olid ameeriklanna Claire Regan, verenana Irina Starch, šveitslanna Aita Kasparin, kanadalanna Emma Lunder ja Saksamaa laskesuusataja Caroline Horchler. Ja võistluse geograafia näeb välja selline, et enim sportlasi ehk 3 on täna saanud välja panna Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa. 2 laskesuusatajaga on selles sõidus esindatud Austria, Soome, Itaalia, Norra, Poola ja Šveits. Ning 1 sportlane on stardis Valgevenel, Kanadal, Slovakial, Rootsil, Ukrainal ja Ameerika Ühendriikidel, nii et koguni 16 riigi sportlased on praegusel hetkel rajal, mis on väga lai geograafia. Ja kui võrdleme just meeste poolega, kus geograafia üldse nii lai ei olnud, kus oli 6 sakslast, 5 prantslast, 5 norralast, siis naiste puhul on tõesti see riikide geograafia meeldivalt lai. Ja seda kasvõi tõestab see, et kui näiteks läbi aegade parim naine võitude arvestuses, Magdalena Forsbergil on vist 43 võitu, siis meeste hulgas Ole-Einar Björndalil 94, Furkaadil 77, et kogu aeg on sellised suured nimed olnud ees, kes nopivad võite esiteks. Aga naistel lihtsalt see konkurents tegelikult ka võrreldes meestega ongi palju-palju laiem ja neid
naisi, kes ka täna siin võiksid võita pjedestaalile kerkida, on oma 20. Jaa, täiesti nõus, et naiste pool on olnud ja tegelikult ka selline top 20 on palju tihedam, seal need nimed palju enam vahetuvad kui meeste poole peal. Huvitav kolmik on nüüd ette läinud, hästi kõvade sõidunaiste kolmik, ehk siis Justine Brezas, Denise Herman ja Julia Simon. Kõik kolm, kellele just nimelt see Pokljuka rada oma profiililt väga hästi sobib. Ja selle taga kohe Viirer, Öberg ja oli seal keegi veel, igal juhul kõik Röiseland ja Mägeräinen, nii et kõik need, kes rajal ikkagi kiired on ka päris ees otsas ja nüüd tullakse siis esimesse tiiru, nii et samamoodi nagu meestel 2 esimest tiiru lamades, 2 viimast ehk 3. ja 4. püsti laskmine, varupadruneid ei ole, kui tuleb mööda lask, tuleb minna 150 meetrile trahviringile. Nii et niimoodi see võistlus algab, 30 paremat on esimest korda tiirus, võetakse endale matid vastavalt särgi numbrile ja nüüd siis esimesed terad eralduvad sõkaldest. Hakkame pihta ja vaatame. Nii, Höberil esimesena 5 märki tulnud maha. Ja Braisal ja Röiselandilt ka 5 maas ja hetkel rohkem nulliga laskjad ei näe. Nüüd Vitotsi, Davidova, Peskond, Mägeräinen, Hints ja ka Camilla Sukk, poolatar. Ja siit tagantpoolt ka veel mõned naised, aga selgelt mulle tundus, et oli rohkem mööda laskmisi, kui seda oli meeste võistluse esimeses tiirus. Nii 8 tükki läinud, 9. Viirer siin koos Julia Simoniga sõitmas trahviringile. Ja Herman ka, jah. 11 naist läinud nulliga, nüüd tuleb siit veel Krjuko 13. Nii et 13 naist paistab kastuli nulliga. Ei, Starak tuleb ka siit tagantpoolt veel isegi. Ja nulliga. Igan ka. Nii et neid naisi, kes lasid nulli, oli 15. Ja kuidagi aeglaselt siin Stark ja Igan lasid, midagi seal pidi juhtuma, sest 20 sekundit ühe tiiruga ikkagi laskmisega kaotada on keeruline. Ja esimene all paremal, siis kohe vasakule, et tundus, et selline esimene oli puhtalt võistleja oma viga, aga liidritest siis eksisid Herman ja kindlasti ei õnnestunud ka Braisal esimene tiir. Ja siit nad nüüd siis lähevad. Braisal lasi just nulli, just Simon käis ühel ringil, aga tõesti Öberg, Braisal kaheke sees, siis Röiseland, Davidova ja siit tulevad järjest, nii et Vitotsi, Tandrevold, siis ka Kaisa Mägeräinen. Kes tegi mäletatavasti Oberhofi etapil suurepärase laskmise nendes väga keerulistes oludes, aga ikkagi oma kogemusega niivõrd palju suutis neid märke maha võtta ja seda kannatlikkust oli, ma mäletan, see oli selline 70-ndate laskmine, kus võeti iga lasu eel ikkagi aega päris tublisti. Nii, siit läheb nüüd koos Tandrevoldiga Mägeräinen ja Herman langes nüüd 19. oma ühe trahviga, kaotust oli 32 sekundit. Ja kui võrrelda meeste sõiduga ja tõmmata paralleel Herman Johannes Tines Pöö, siis Pöö kaotas selle ühe eksimusega, ta lasi lihtsalt nii palju kiiremini, et see kaotus oli 20 sekundit, mille ta siis selle teise ringiga suusarajal praktiliselt tagasi sõitis, et saame näha, kas Herman suudab siin liidritega Braisa, Röiselandi ja Öbergiga tagasi sõita, aga sealt ta alt tuleb. Davidova ja Mägeräinen on sõitnud selle vahe juba praktiliselt tagasi, mis oli 11 sekundit tiirust ära minnes. Nüüd on Davidova kaotus 4,3 ja Denise Herman kaotas siis 32,1 sekundit tiirust lahkudes ja sellest on nüüd vaatame kohe palju alles jäänud. Viirer on võtnud sekundikese tagasi ja siit nüüd kohe tuleb juba ka Herman, kui Viirer, Krjuko, Simon on siin ees sõitmas. Herman 29,7, nii et ka 3 sekundit tagasi võtnud, aga mitte nii palju kui Davidova ja Mägeräinen. Ai, kui head suusad on Prantsuse koondisel, kuigi tuulest tuleb siin Braisa tagant, aga tõesti suurepärane hooldemeeste töö on olnud siin. 23-aastane Justine Brezas on juba sõitmas oma 6. hooaega maailmakarikasarjas ja tõesti vanust vaid 23. Ööberi siin ka paistis nagu korra lasid sellist kerget tirri siin taga juba. No ütleme, et tõesti ta on üks stabiilsemaid laskjaid ka ja suusarajal täpselt selline top 6 naine.
et temale sobib, igal juhul sobib talle, et ei pea tema siin rühkima ja kui ta ikkagi lasketiirude sea on, siis küll see grupp järjest väiksemaks siin jäämas on ja viimased 3 võistlust ikkagi Öbergil esikolmikus ta välja pole jäänud. Nii et kindlasti suur favoriit tänasel võistlusel. Rootsi koondises siis selle hooaja eel olid väga suured muutused. Me näeme esimest korda nüüd Rootsi koondise tulemust ajastul, kus ei ole enam Wolfgang Pielerit, nende legendaarset sakslasest peatreenerit, vaid uueks peatreeneriks on 26-aastane uuesti sakslane Johannes Lukas. Aga jah, vanust sellel mehel ainult 26, pääses ta siia tiimi nii umbes 4-5 aastat tagasi, kui ta õppis siis spordifüsioloogiat ja spordiga seonduvat, siis küsis Wolfgang Pieleri käest, et kas ma võiksin tulla teile praktikale Rootsi koondise juurde üheks laagriks, et lihtsalt natukene vaadata. Ja Pieler pani pilgu peale, ütles, et väga huvitavaid mõtteid oli sellel noorel mehel. Siis võttis ta juba enda juurde assistendiks ja siis oli Hantõõ maailmakarika etapp veel maailmakarika sarjas, kuhu oli vaja abilist, õigemini kedagi, kes läheks Pieleri asemel. Ja siis anti sellele 23-aastasele, toona 23-aastasele Johannes Lukasele nii-öelda võimaluse, et aga mine sina nüüd peatreenerina, et see on nagunii hooaja viimane etapp, et mis siin ikka. Ja niimoodi siis Johannes Lukas lõpuks sinna tiimi jäi ja ütleb ka, et ikkagi elu unistust elab 26-aastaselt olla suurriigi koondise peatreener. Nüüd meestes sel aastal asjad väga hästi õnnestunud ei ole, aga naistel on ikkagi korralik stabiilsus olnud. Enamik naisi nüüd on Östersundis treenimas, välja arvatud Öberi ja siis need siis B-koondise naised, kes ka siin Pokljuka maailmakarika etapil võistlesid. Jah, kuna hea tulemus sünnib ikkagi meeskonna ja tiimitöös, siis tegelikult on ka väga hea nii-öelda teine treener seal kõrval, kes laskmispoole peal tööd tegemas on Mattias Nilsson, endine tipplaskesuusataja, kellel karjääri lõpus avastati siis selline südame probleem ja selline nii-öelda diagnoos oli selline, et edasi ta täisvõimsusel pingutada ei võiks ja Nilsson astus kõrvale, tegi seal aasta Brasiilia peakoondise juures tööd. Eks seal laskustööd väga ei olnudki, aga alustas sealt ja nüüd on Nilsson juba 3-4 aastat olnud Rootsi koondise kõrval ja erinevaid rolle seal täitnud, aga praegu küll näen, et lasketiirus lasketreenerina ametis. Ja kõik need suured koondised töötavad väga süsteemselt. Lisaks treeneritele esiteks, keda on palju, on tiimides veel ka selline järelvaatav roll ehk siis tiimimänedžeri roll. Rootsi koondisel näiteks on selline mees nagu Anders Byström selles ametis, kes on olnud ka Norra koondise juures nii-öelda tiimliider või siis tiimimänedžer, kes nii-öelda siis vaatab veel järgi seda, et kõik allutatakse veel temaga omakorda läbi. Et see töö kõik, jällegi mida näiteks meie teeme, et Indrek Tobreluts ütleb, nii on ja me kõik usume teda, siis tegelikult suurtes koondistes käib see töö ikkagi niimoodi, et sul on 5-6 inimest, kes võtavad ühiselt vastu otsuse. Ja nägime siin ka Mattias Nilssonit korra, aga tõesti, mida suurem tiim, mida rohkem võimalusi, seda rohkem ka aru peetakse ja neid, ütleme, et otsuseid läbi arutatakse, aga nüüd naised teist korda lamades tiirus ja mis on huvitav on see, et näiteks Herman ei ole suutnud seda vahet üldse väiksemaks sõita. 9 naist tuli esimesena tiiru ja siis 8-sekundiline vahe, kui 10. tuli Tsukk. Hea Öberg laseb kõige kiiremini. Ja nii nagu see nädalavahetus on tal läinud, nii on ta ka edasi minemas. Röiseland lasknud hästi. Kaisa Mägeräinen on selgelt sel aastal laskma hakanud aeglasemalt, aga laseb ka täpselt. Ja Braisa läheb ringile, Davidova läheb ka 2 ringile, Tandrevold, Peskond, Hoinis, Tarega pääsevad ka nulliga ja Hauser nulliga, nii et Vitotsi ka. On ka tagasi. Mulle tundub, et Vitotsi on vaikselt tagasi enne MM-i. Ja pole ju Vitotsi sel hooajal kordagi veel individuaalselt pedestali jõudnudki. Ja 2 tiiru järel on meil nüüd nulliga naisi alles jäänud praeguse seisuga 8. Nüüd läheb siit Viirer, kellel on avaringist 1 trahv kirjas. Nii et nii on, 8 naist tundub, et siit ka ainult nulliga senimaani on läinud Krjukoga ringile. Ja Herman lasi nüüd nulli, aga laseb ikkagi nii aeglaselt, et siin kaotus praktiliselt 40 sekundit, 37,3, nii et Viirer, Braisa, Herman järjest 9, 10, 11, see on väga tugev kolmik, kes peaks seda vahet ikkagi vähendama hakkama, aga ees. Mitte mingit kahtlust sõidetakse kõvasti Öberg, Röiseland, Vitotsi, Mägeräinen. Oli õnne viimasega siin pool kuuli ja ütleme, et see
et see märk kukuks, see on siis soomlase kurviline märgisüsteem, et maailmas on 2 märgisüsteemi, on HORA, sakslaste süsteem ja siis on see kurviline süsteem, et see peab olema seal 16-20 kilo, peab olema selle kuuli nii-öelda tina jõud ehk tabavuse jõud, kui see läheb sinna ääre peale, see peab ikkagi nii palju tugevust olema, et see märk kukuks. Kui seda on vähem, siis see märk ei kuku. Ja Irina Star, 14 on ka suutnud nulli lasta, aga rajal ei jaksa eriti sõita, on hetkel siis 14. No nii, Marek Sander vasakul Kaisale kaasa elamas ja soolmastel ka siis igal juhul, kui Kaisa suudab siin täna nullidega lasta, siis on kõrged šansid olemas. Ja huvitav, milline ikkagi on Hanna Ööberi sõidupotentsiaal tervikuna, et me oleme siiamaani teame, tunneme teda. Ta on 24-aastane, selge see, sul on juba olümpiavõit, sul on maailmameistritiitel, aga sa oled ju ikkagi pigem olnud alati hea laskja, kuivõrd sõitja. Nüüd siis 3. sõiduaeg oli vist üleeile või oli 2. sõiduaeg, aga jah, et ta nagu jaksab mega kõvasti praegu sõita. Ta on kogu aeg tegelikult stabiilselt, kui ta vähegi vormis on stabiilselt sõitnud seal esikuuiku sõiduaegasi, aga tema selline tõesti, parim näide ikkagi laskesuusatajast, kes suudab mõlemat ala teha nagu väga hästi, väga stabiilselt ja kui see ikkagi õnnestub, siis ilmaasjata neid olümpiavõidu tiitled ei jagata ja samuti on ta tulnud ka ju eelmisel aastal Östersundis tavadistantsi maailmameistriks, nii et 2018 tavadistantsi olümpiavõitja ja ka nüüd siis maailmameister tavadistantsil. Herman praktiliselt liigub ikkagi Röiselandiga ühes taktis, aga aega ta tagasi ei suuda võtta. Mart Olspuu Röiseland on teinud huvitava hooaja. See, et ta stardinumber on täna 6, et ta on maailmakarikasarja üldarvestuses 7. See on seetõttu, et ta jättis siis NSC maailmakarika etapi vahele, mille eest teda esialgu jubedalt hakati kritiseerima Livgriete Poiree ehk siis NRK eksperdi poolt, et mis mõttes ja miks nii, aga tuli ju Olspuu tagasi Oberhofis kohe ja näitas, miks see oli kõik vajalik. Tal oli probleeme hooaegse ettevalmistusega, praktiliselt ju ei saanudki üldse korralikult ennast rullide peal ette valmistada. Puusa probleemide tõttu ei käinud ta koonsiga keskmäestikus, treenis praktiliselt 3 kuud täiesti üksinda koonsist eraldi, et ennast hoida. Ema võttis kaasa Torspisse Rootsis, tegid seal toredad paar kuud, ema oli põhimõtteliselt koka abilise eest, Olspuu Röiseland üksinda suusatas, lasi kõik päevad, õigemini siis jah, ta pigem käis siis nii-öelda rattaga sõitmas ja nii palju, kui ta rulli sai sõita, siis ka sõitis. Nii et selles mõttes on see olnud meeletu üllatus, et Röiseland on ikkagi niivõrd hea tänavusel hooajal olnud. Tihtipeale treenerid ka ruttavad sportlasi ettevalmistusperioodi lõpus maha kandma, kui neile vähegi on tundunud, et see ettevalmistus võib-olla pole selliselt läinud, nagu nemad tahaks, aga tihti on ka vastu tulnud vastupidist, et ega kõige olulisem on ikkagi see, et sa oled terve, sa teed oma treeningtunnid ära, kas sa teed seda rattaga, rullidega või jooksuga, seal ei olegi nii suurt vahet, aga see lõpu ettevalmistus, 2-3 kuud ennem nagu esimesi starte, vot seal peaks olema see, et seal peab nüüd kogu selle töö ära tegema. Ja Röiselandi jooksumeetrite siis nii-öelda kogum ja näit on olnud viimase poole aasta jooksul 0. Ta ei ole jooksnud, ta ei tohi joosta ja ta ei tohi endale liiga teha. Ja mulle meeldib ka selles mõttes Mart Olspuu Röiseland, et kui me siin räägime näiteks Justin Bresassist, kes on ka selline ürgne talent ja tuleb 18-19 aastaselt, siis Mart Olspuu Röiseland on jällegi see teine näide, see a la Tuura Bergeri sugune näide, kes oli väga pikalt teenekas ibukarika sõita tegelikult Mart Olspuu. Hilja tuli peale, ei teinud väga säravat juunioride karjääri ja siis üks hetk nagu stabiilsuse pealt hakkas A-koondises omale kohta leidma, kuigi seal oli mitmeid tema vanusekäigu väga talendikaid tüdrukuid ees, nad on Ekhoffiga täpselt sama vanusekäik ja ma ütleks, et siis jah, 2016 oli, ma arvan, see pööre Oslo MM-il 26 aastaselt, kui ta teate naiskonna tõi võidukalt finišisse ja ühe suure sammu tegi veel Mart Olspuu seda siis, kui ma nüüd ei eksi, üle-eelmisel aastal enne olümpiat, kui ta otsustas suusamarki vahetada ja see Salomoniga partnerlus on tal väga hästi sobinud ja sealt ta ka leidis ikkagi mingisuguse uue käigu.
jah, tee mida sa tahad, aga kui sa seda kõike ikkagi hästi teed ja küll see edu ka tuleb ja kui ma vaatan praegu ikkagi rajal, Hermann ei liigu täna üldse nii tugevasti, kui ta sõitis tavadistantsi, ei suuda seda vahet kuidagi vähemaks sõita ja kohe-kohe hakkavad võistlejad jõudma nüüd kolmandasse tiiru Röiselandi juhtimisel, Öberg selja taga ja sealt on ka Vitotsi tulemas. Ja kui vaadata nüüd sellist püsti laskmist, siis päris sarnane protsent sellel hooajal Öbergil ja Röiselandil on, nii et väga stabiilselt sellise 82-84% laskjad. Ja mida suudab nüüd siis Kaisa Mägeräinen? Liisa Vitotsi on tegelikult jäetud selja taha, Vitotsi sellist tempot ikkagi arendada päris ei suuda nagu Mägeräinen. Nemad neljakesi on jõudnud ka esimest korda tiiru ja siis sealt tagantpoolt tulevad juba Hoinist, Andrevold, Vescoon, Viirer, Brezas, Hauser ja Hermann 11. Röiseland laseb kiirelt. Ühes taktis Öberg ja Röiseland eksib. Aiga Öberg paneb ühe. No nii, aga nüüd on Kaisa Mägeräisel võimalus ja kindlasti on võimalus Liisa Vitotsil. Nii, Mägeräinen eksib kohe. Ja Vitotsil on nüüd võimalus mõlemad. Öberg seal viimast kuuli saanud väga hästi sisse, seal lukke ei laadinud nii hästi, kui oleks vaja olnud. Ja läheb ja Liisa Vitotsi on oma laskekindlust leidmas ülesse. Ta nüüd läheb sellises olukorras, kus Röiseland väga palju ei kaota. Mägeräinise sõit saab tõenäoliselt läbi ja Viirer tuleb vist ka mängu tagasi. Ja Andrevold tuleb nulliga ja Viirer samuti nulliga, nii et Pescondil ka nüüd võimalus, kes on suurepärase nädalavahetuses nii Pokljukas teinud ja saab ka märgid alla. Hauser ka ei eksi. No nii, läheb põnevamaks Vitotsi ees. Nüüd Röiseland, Andrevold, Viirer ja Öberg tuleb nende kahe vahele. Sealt tuleb ka Anai, Pescond ja ka Liisa-Theresa Hauser tuleb veel siit, kes eile Regina Ojale lõpu spurdis ja seal mäe peal juba kaotas. Nii et jah, meil on siis 7 naist läinud nüüd eest ära. Palju meil veel nulliga laskeid on? Ongi Vitotsi, Andrevold, Pescond ja Hauser. Vahe 9,9 sekundit. Suure tõenäosusega Röiseland sõidab selle tagasi. Ja nüüd peab muidugi Öberg ka seal sõitma, seda vahet ei tohi suuremaks lasta, et ikkagi kui ta tahab tänast võitu võtta siin, siis viimasest tiirust tuleb 0 lasta, ükskõik kellel. Et vaevalt siin praktiliselt ikkagi esikuuik mahub 18 sekundi sisse, et siin kõik eksivad. Eelmise aasta teise naise ehk siis Liisa Vitotsi, keda te ka pildis praegusel hetkel näete, selle aasta parim tulemus tuli üleeile, oli siin 4., 9. Sõidab sinna esi10 piiri peale, aga andnud tänavu järgi eelkõige just nimelt püsti laskmises on tal ikkagi märksa madalam see protsent võrreldes eelmise aastaga. Ei, praegu selle distantsi esimese otsa siit ei ole palju muidugi minna, et Vitotsi on väga hästi sõitnud ja Röiseland sealt tuleb ja siis on see kolmik, kus Öberg, Andrevold, Viirer ja Viirer on seda kolmikut nüüd vedamas. 10 sekundit oli vahe Röiselandiga, aga väga hästi veab Viirer seda kolmikut, midagi ei ole öelda siin koos Öberiga ja ei ole Röiseland kuhugi ette ära põgenenud. Ja ei, Röiseland ei saa eest ära et pigem just see kolmik tuleb sealt järgi ja Pescond ka kaugel ei ole. Ja tore on see, et nüüd Andrevold on ka nagu mängus tagasi, et kogu see jaanuar on Andrevoldi jaoks olnud suhteliselt keeruline. Ja kui muidu olid need kohad seal esi10 kõik või vaatad esikuuikus, siis nüüd on vastupidi kohad seal esi30 olnud Andrevoldi jaoks. Ja huvitav, mis ikkagi hooaja alguses Liisa Vitotsiga juhtus, et kas ikkagi see pinge murdis maha, see sarnane pinge, nagu tal oli eelmisel aastal Holmenkollenis, kus tal oli võimalik heidelda maailmakarikasarja üldvõidu nimel, aga no seal kärssas ikkagi korralikult ja seal ta isegi vist sprindis ei jõudnud minu meelest jälitussõitu. Ja see vahe nüüd ei olegi praktiliselt läinud väiksemaks 1,4 sekundi jagu, vaid võrdluses siis Vitotsi ja Röiselandi vahe. No nii, ütleme niimoodi, et see viisik on kenasti koos sõitmas ja Röiseland kohendab siin veel käerihma. Vahest on, et kui lamadest tiirud ära lased, siis rihma võib-olla natuke tugevasti sul käe ümber ja siis peale seda lamadest tiire tõmbata natuke kergemini kinni või teed lahtisemaks, et oleks nagu mõnusam olla. Aga Viirer, Öberg, Andrevold on kohe selja taga, Vitotsi on
seda esikohta praegu kenasti hoidnud, et ega sõidus siin väga palju teised järele ei ole saanud. Siit tulevad siis Röiseland, Öberg, Viirer ja Ingrid Landmark Tandrevalde sealt tagantpoolt juba ka Anaïs Bescont. Ja kui samal ajal siin meil naiste võistlus käib, siis samal ajal on noortel maailmameistrivõistlused käimas ja meestesõit on ka seal läbi ja nüüd on ka neidude võistlus lõppenud, kus Demi Heinz on 54 ja Ojavee 57 ja noormehed tegid natuke paremini. Oli Markus Rene Epner 26 ja Joosep Perv 40, et sellised tulemused siis Lanzerheidest Šveitsist. Ja homme siis algavad juba juunioride võistlused ja kindlasti Kristo Siimerile, Robert Heldnale hoiame sealt pöialt. Eelmises vaheaja punktis oli vahe 8,5 sekundit Vitotsi ja Röiselandi vahel. Ja nüüd ma usun, et see vahe on ikkagi vist jäänud enam-vähem sarnaseks. Vitotsi on näidanud head kiirust. Väga hästi peab praegu selles suusatempos ka vastu ja teised ei jaksa tulla. Täpselt sama 8,7 ja siis tulevad Öberg, Viirer ja Tandrevold. Ja Bescondil on raskem ja sealt tagantpoolt ei paista. Vaatan, Herman on 15, 1.17 kaotab hetkel siis Vitotsile ja Bescond kaotab siis 23,8 sekundit. Liisa Vitotsi ka oma karjääri jooksul ikkagi pigem on sõitnud neid grupis sõite paremini kui individuaalselt. Selline naine vastu heitlus, ka psühholoogiline heitlus lasketiirudes on talle nagu hästi sobinud ja ma mäletan, et kui ta juunioride klassis ja noorteklassis tuli, siis ju ka tegelikult arvati, et ta ikkagi lööb platsi puhtaks, seda ta eelmisel aastal hakkas ka näitama ja juunioride klassis üks tõesti läbi aegade parimaid laskijaid, kes noorena ikkagi näitas juba väga-väga head stabiilsust. Ja oma karjäärist ta siis ühistardiga sõitu veel võitnud ka ei ole, nii et täna oleks selline harukordne päev, kui Vitotsil see õnnestus. Aga ja, kindlasti Itaalia koondis ka vajab sellist, Viirer on ikkagi sel aastal olnud ainus, kes esikolmikusse tavadistantsidel jõudnud, et ka keegi teine tuleks ja toetaks ja tekitaks ikkagi ennem maailmameistrivõistlust sellist positiivset tunnet kogu võistkonna sees. Oluline on ka see, et ikkagi laskesuusatamine on vaikselt murdnud Itaalias välja sealt Tiroolide piiridest, et ikkagi riigis, kus jalgpalli koefitsient on muude spordialadega korda 5 ja kindlasti pole põhjus mitte ainult tulemustes, vaid ka selles šarmis, mida need naised laskesuusamaailma pakuvad, ehk siis Viirer ja Vitotsi inimestena hästi erinevad ja kindlasti suur asi on ka see, et nüüd saadi endale 2026 olümpiamängud, mille laskesuusatamise võistlused peetakse just nimelt Antols Anterselvas. Aga me oleme valmis, Andreas Zingerle on kohal. Ja väga oluline tiir, nii et see on naiste jaoks viimane lasketiir, püsti laskmine ja siin otsustatakse palju. Kes suudab siit nulliga minna, igal juhul on minemas poodiumile, aga Vitotsil väike eelis olemas, oma 8-9 sekundid oli ta varem kohal kui konkurendid. Aga Röiseland alustab veel kiiremini. Öberg ei ole eksinud. Öberg. Röiseland mängib ja Öberg! Ja kas Liisa Vitotsi läheb siit järgi viimast märki pikalt sihib ja läheb järgi, nii et Hanna Öberg ja Liisa Vitotsi on need, kes jagavad täna omavahel ära selle etapi võidu. Ja see on väga vägev paar muidugi, sest Vitotsi sõitis eelmisel ringil kõvasti ja Öberg ei ole ka nõrk viimase ringi sõitja. Röiseland eksib, Viirer eksib ja vaatame, kas Anaïs Bescont ja Bescont võtab nulli ja kui kaugele Besconti see null nüüd tassimas on. Igal juhul võimas nädalavahetust Besconti poolt. Ühe korra on Hanna Öberg oma karjääris ühistardist sõidu võitnud, see on nüüd ainuke nii-öelda maailmakarika etapi võit. Ühe võidu on ta teeninud olümpiamängudel, ühe maailmameistri võistlustelt. Liisa Vitotsil on karjääris etapi võite 2, mõlemad tulid eelmisel hooajal, tulid samast kohast, tegi kuldse duubli Oberhofi maailmakarika etapil. Ja Mattias Nilsson vaatab ka nüüd, ei ole mujale vaadata vist kui tabloole, sest suuremad tablood siin hakkavad ka metsas seda pilti tootma, kui näeme siis Vitotsi stiilinäidet. Ja Bescont on 3. ja Bescont on samuti teinud suurepärase nädalavahetuse. Kõigepealt oli tavadistantsil 3. Eile võideti siis see paaris segateatesõit ja nüüd siis jällegi võimalik heidelda pjedestali eest. Öberg, kusjuures kõige suurema riski võttis Röiseland, alustas kõige kiiremini, praktiliselt 8 sekundit kiiremini kui Vitotsi. Ei õnnestunud, aga Öbergil õnnestus ja lasi ka märgid alla, nii et Vitotsi
taktikaliselt tegi kõik õigesti, et tuli esimesena kindel 0, aga üks naine siis Öberg sõitmas eest ära Vitotsil. Vahe oli 1,7, kui tiilust ära mindi. Punnitab siit Liisa Vitotsi veel järgi. Ja Öberg sõidab väga hea sellise tehnilise liigutusega, et ülakeha kenasti siin ettepoole ja kätega ka, et Vitotsi ka ei sõida kehvasti ja üldiselt on niimoodi, et kui sa oled heas vormis, siis sa suudad ka kontrollida seda tehnilist sooritust paremini. Ja selline tõus on just selline õpiku tõus, kus ei ole väga raske see tõusunurk ja saab nii-öelda nautida seda libisemist ka. Ja muide 4. on kerkinud Monika Hoinis-Tarega ootamatult, kes oli enne tiiru veel 9, aga lasi 0. Nii et hopsti 9. 4. ja tema vahe nüüd Anaid Beskondiga on 15 sekundit, tema selja taga Mart Olsburg-Röiseland 40 on siis 12 sekundi kaugusel. Nii, aga Vitotsi nüüd õnneks on ikkagi püsinud enam-vähem samas, aga siin on näha ka, kuidas ikkagi see liigutus on Öberil märksa teravam. Ja natukene tundus küll, et tõesti, et Vitotsi selle tõusu alguses jalalt jalale tööga võtab lähemale, aga nüüd ikkagi Öberg on siin tõusu keskel saanud natukene seda vahet suuremaks. See oli 1,7, nüüd on 3,1 Beskond. Oli 22,1, on temagi korralikult tulnud, 24 on nüüd, aga Hoinis ei jäta. Hoinis tahab ka tulla pjedestaalile. Ja Hoinis tuleb praegu vaata kõige teravamalt just seda tõusu ja Beskond on praegu liidritele juurde kaotanud, sealt tuleb Röiseland ja kas Braisa on tõusnud? Jaa, Braisa on tõusnud 3 trahviga juba sinna 6. Nii et Hoinis on võtnud natukene nüüd aega tagasi Beskondil, see oli 15, nüüd on alles jäänud 10 ja Hoinisil ju ka sellest hooajast veel pjedestaali kohta ei ole. Nii ka Sööberi on nüüd lõplikult juba jätnud, päris veel ei ole, aga see vahe suureneb. Ja ei, väga ütleme, et meetri haaval ikkagi Öberg seda vahet suurendab ja väga kindlalt ja kuidagi ütlen ausalt, et minu jaoks oli suhteliselt veendunud seda, et Öberg on täna nagu selle sõidu võitja. Kuidagi hästi on ta tulnud ja seda vormi leidnud ja lasketiirus ka ja praegu keegi teistest ei ole nagu nii kindel olnud. Ja tugevalt on sõitmas Hanna Öberi, aga Liisa Vitotsi üle on igal juhul ka tänasel päeval hea meel. Ükskõik kuidas see sõit ei lõpe, aga lõpuks tuleb nüüd sel hooajal ka tulemus, mis on tema jaoks tulemuse vääriline. Ja ei, igal juhul, et ei ole tõesti ta pjedestaali jõudnud võrreldes eelmise aastaga ja koduradadel ikkagi maailmameistrivõistlused hakkamas kohe-kohe. Väga kõva selline enesekindluse tõus on see võistlus ja korralikult sõidab ka, nii et mõlemad asjad väga hästi tehtud täna Vitotsi poole. Tegelikult seda heitlust juba näha sinna 3. kohale ka, et kas Hoinis on suutnud nüüd Beskondile natukene tulla järgi. Selge, siin vist on asi otsustatud. Muidugi minna veel on selline kilomeetri jagu siit punktist veel finišini, aga Hanna Öberi on seda võistlust võitmas ja teenimas siit oma karjääri 3. maailmakarika etapi võitu. Vitotsi veel tuleb, ta püsib vahetus läheduses. Ja ei ole kaugel, siin pilt muidugi petab ka natuke, et tundub, et Vitotsi oleks nagu päris järel, aga tegelikult see vahe ikkagi siin 5-6 sekundid on ja nüüd Hanna Öberg on võtmas seda viimast tõusu siin Pokljukas Triglavi Roodus pargis ja ei saa Vitotsi ikkagi järele, aga kindlalt tuleb teisena ja ei lase seda vahet ka väga palju suuremaks. Beskond tuleb sealt ja kas kusagil on nüüd üks Poola peanupp ka näha, ehk siis Monika Hoinis-Tarega. Praegu tundub, et ei ole. Ja Hanna Öberg on võtmas siis selle hooaja esimest individuaalset kulda ehk siis maailmakarika võitu ja Starega tuleb, aga eks see vahe on. Igal juhul Beskond teeb vaata, et kõige paremad nädalavahetust. Samamoodi, kui me rääkisime Mart Olsburg-Röiselandist, kuidas temal on olnud probleeme, siis Beskondil olid need mured veel suuremad. Tema treenis üksinda Kanadas üldse lihtsalt seepärast, et koondis tegi hoopis teises rütmis, tal ei olnud mõtet sinna ennast lõhkuma minna, üritas ennast leida, sügisel käis Kanadas üksinda treenimas erinevate vigastuste tõttu ja nüüd siis nopib sellel nädala lõpul juba vist 2 pjedestaali. Ja Hanna Öbergi poolt ka ikkagi ainus rootslane, kes nii-öelda siis A-koondisest on siia Pokljukasse võistlema tulnud ja selline sisetunne ei ole küll Hanna Öbergi alt vedanud, nii et väga korralik nädalavahetus, kus tavadistantsil oli teine ja täna siis ühistardiga sõidus tuleb etapi võit ja jättis ennast ka eilsest sõidust ju kõrvale. Ja nopib väga häid punkte maailmakarikasarja üldarvestuses võrdluses nüüd Viireri ja Tiril Ekhoffiga, kui Ekhoffi täna üldse ei ole ja Viirer pidi tulema 3 hulka selleks, et endale siit kollane liidrisärk saada selga, siis Viirer seda ei saa. Nii et Ekhoff läheb ikkagi MM-ile vastu MK-sarja üldliidrina, aga kõvasti võtab Öberi siit nüüd punkte mõlemalt tagasi.
ja Viirer on hetkel sõitmas seal 8.-9. kohal, nii et tõesti Öbergil see kõva tagasilöökanne siia etapil tuli, kus haiguse tõttu tuli sprindi võistlusest loobuda, tuleb täna kõik kuhjaga tagasi. Aga kui Östersundis kohe hooaja alguses paaris segateatesõidu Rootsi võitis, siis siit tuleb nüüd ka hooaja esimene individuaalne maailmakarika etapivõit Rootsi koondisele. Suurepärane sõit ka Liisa Vitotsilt, tema esimene pjedestali koht sellel hooajal ja Anaibes Koond on kusagilt sealt mäe pealt juba laskumas. Ja ei, Vitotsi ka tagasi tulemas pikkade sammadega siia ette otsa tavadistantsi 4. Ja eile küll sõit ebaõnnestus, aga täna siis suurepärane sõit, kui Anaibes Koondi üle ka on ikkagi väga suur rõõm, et ta on suurepärase nädalavahetuse teinud. Ja Monika Honish-Tarega tuleb sealt tagantpoolt temaltki selle hooaja ikkagi parim sõit. Ja nüüd ootame 5. tuleb siis Justin Braisas. Ja siis Röiseland peaks olema 2 eksimust siis viimases tiirus Röiselandil. Nii Braisasil kui Röiselandil täna 3 kokku, Öberi 1 eksimus 2-0-ga, õigemini siis 0-ga lasid 2 naist, Liisa Vitotsi ja Anaibes Koond. Nüüd sealt tagant. Viirer ja Tandrevold. Ja Tandrevold võtab siit ühe koha nüüd ära veel Viireri käest, mis tegelikult ei ole üldse hea uudis Viireri jaoks. Ta oleks ikka iga koha eest pidanud võitlema. Ja Ekkovi jaoks on väga hea uudis. Davidova, tema lasknud täna 2, nii et Davidoval täna oli sõiduga natukene probleeme. Võrreldes näiteks eilse päevaga, kus ta küll teates jaksas kõvasti. Ja nüüd siis Kaisa Mägeräinen peaks tulema sealt tagant poolt. Ja see peaks nüüd olema heitlust ka, et Mägeräinen ja Simon peaks päris koos olema ja on. Ja Simon võtab siin lõpuheitlusest Kaisalt selle 11. koha ära. Nii et Kaisa 12, Paulina Fialkova 13 ja Leena Häkki tundub, et on see, kes on 14. Ja viimase rahalise koha nüüd saab kas Tsuk, Kasparään või Herman. Siin on väikene vahe sees ja need 3 naist peaksid õige pea siis lõpuspurti tegema. Aga Hanna Öberi oli sel nädalavahetusel hea. Nii hästi ei ole ta minu meelest oma karjääris veel sõitnud. Sõidu poolest siis. Ja 2-0-ga laskjat on täna vaid Vitotsi Veskoond, Öberga 1-ga, Auserga 1-ga ja Honish-Tarega ka 1 eksimusega. Kaisal 4 eksimust täna. Parim venelanna täna Svetlana Mironova koht 19 ja siit tuleb Irina Star. Tema selja taga paistab, et on Jekaterina Jurlova-Bergt. Nii on. Ja viimasest vahepunktist on läbi tulnud täpselt 30 naist, nii et kõik enasti tulevad finišisse. Mari Eder täna 23. ka 4 eksimusega. Siit veel Vanessa Hintz ja tema järel jõuab siis finišisse Julia Tsõma. Sest tegelikult oleks pidanud ka täna Pidrušna rajal olema ka haiguse tõttu. Nii kuklina venelane kui ukrainlane Pidrušna jäi ka kõrvale. Näed, 13. numbriga Põmm esikolmikus. Ootame nüüd kõik naised finišisse ära ja siis hakkame juba natukene MM-i juttega rääkima. Claire Egan, tema nüüd olnud siin ütleme viimased 2 hooaega USA koondise esinumber. Eelmisel aastal käis ka esimest korda pjedestaalil. Ei ole nad sel aastal ennast päris veel leidnud. Täna ka 3 trahviga on Egan 26. Ja siis tulevad Tšehhi naised, ehk siis Tšehhi numbrid 2 ja 3. Eva Puskartšikova ja Lucy Šarvatova. Selles huvitav oli see Pokljukas, et nii kui meeste sõit oli läbi, hakkasid tribüünid väga järsku tühjenema. Jah, kuna siit ülevalt alla on üks 15 kilomeetrit siis pleedi, kus siis on võimalus, kes siis kuhu Austria poole või Sloveenia pealinna Ljubljana poole sõita. Et siin on selline väga vägev kurviline mägede tee alla minemas ja ütleme nii, et kui alla jõuad, siis pead umbes 30 sekundit ikka puhkama, sest see on päris selline ränk tee. Selline vastik tee, mis üldjuhul on veel niimoodi, et seal on, kui halb ilm Pokljukas on, siis sõidab veel nagu pilve sees, sul ei ole midagi näha ka veel. Olen isegi sealt niimoodi üles sõitnud, et ikkagi 15 minutit läks taastumiseks aega kõigepealt.
ja siis sai alles hakata tööd tegema ja vorsti sööma. Nii, aga Hanna Ööberi on selle sõidu võitnud Liisa Vitotsi ja Anais Beskondi ees. Meil on veel 5 minutit jäänud. 17 päeva pärast alustame me siis otseülekandeid Antols Anterselvast, tänavustelt maailmameistrivõistlustelt, kõige kõrgema punktiga paigast, mis siis maailmakarikasarjast leidub. See on imeline koht. Ma usun, et need võistlused tulevad fantastilised, mis Anterselvas on. Seal on alati ilm ilus. Margus, sa oled seal palju käinud ja sa täpselt sama palju oled sa rääkinud sellest, kui lahe koht see lihtsalt on. Jah, see täpselt nii ongi ja sinna tuleb ise kohale tulla, et seda kõike tunnetada ja sellest osa saada ja tõesti seda ikkagi ükski selline tõsine laskesuusatamise fänn vahele ei jäta, et tulla siis Anterselva nendele võistlustele kaasa elama ja kui fännina sinna tulla, siis üks asi on võistelda, vaatad võistluse ära, ega sealt mäe otsast nii väga kiirelt alla ei saa, sest pealtvaatajate jaoks on kõik tehtud, et fännidel oleks hea olla, tantsu saaks lüüa, muusikat oleks ja kui sa sealt mäestki allale jõuad, siis jääb ikkagi, ütleme, et 1 kilomeetri jagu allapoole tulla jääb üks külateele, et seal külas siis kõik vähegi võimalikud kohad, mis hoonetes on ikka tehtud sellisteks koos veetmiskohtadeks ja seal siis see pidu ja nii-öelda võistluste emotsioonide lahkamine jätkub. 13. veebruarist kuni 23. veebruarini oleme siis otseülekannetega teie teenistuses jällegi kokku 12 medaliala Anterselvas on aset leidmas. Meie teeme ülekandeid, teeme suurelt, teeme kõige suurema koosseisuga, mis siial on meil olnud laskesuusatamise tiitlivõistlustel. Loodetavasti teeme ägedalt ja no ikkagi tahame ja loodame ju seda, et ka meie sportlased teevad seda kõike vägevalt. Nagu ka Indrek Tobreluts ülekande alguses rääkis, siis Auväärt Iljakisse minnakse nüüd vahepeal laagerduma veel, tehakse viimane mikrotsükkel nii-öelda ja siis algab see pidu kõik peale. Kindlasti Anterselvas jõuvahekorrad ei pruugi olla sellised nagu Pokljukas. See on veel kõrgem, see keskmäestik mõjub veel rängemalt seal. Ja hästi oluline on ka sportlaste puhul, et nüüd 2 nädalat on aega, et teha tarkasi otsuseid ja haigestuda ei tohi ja samal ajal ei tohi endale liiga teha ja kes on ikka heas vormis praegu, sellel on suhteline lihtne ettevalmistus teha, aga need, kes füüsilises seisus ei ole või suusaraja vorm ei ole hea, siis ega selle 2 nädalaga nüüd mingeid metsikuid muutusi tuua ei anna, aga midagi ikkagi annab nii-öelda heade otsustega teha, aga kõige olulisem on ikkagi see, et olla terve ja viimase nädalaga need otsustavad treeningud ära teha. Nii et jah, nüüd meil siis vahepeal 2 nädalat, peaaegu 2,5 nädalat ühtegi laskesuusatamise ülekannet ei ole. Me tuleme tagasi 13. veebruaril kell 15.30 on meil siis esimesena kavas klassikaliselt segateatesõit ja selline tavapärane tendents on see, et sõidetakse ikkagi 1 sõit päeval, välja arvatud siis need päevad, kui on kavas jälitussõidud, teatesõidud ja ühistardist sõidud ja selline tavapärane sõiduaeg saab olema Anterselvas Eesti aja järgi umbes kell 3:30 või siis mõned stardid siin ka võib-olla natukene hiljem kella 4 ümber, nii et sellised ajad saavad olema. Loodetavasti tööandjad andestavad, kui te kella 3 koju lähete tööpäeval, see on igati okei ja kui vaja, siis eks Margus kirjutab vabastuskirja teile, kellel seda vaja saab olema. Nii et me kohtume teiega siis Anterselvas 13. veebruaril, maailmameistrivõistlused ei ole enam kaugel. Puhake, olge tublid, aitäh, kes te olete vaadanud ja seda päevavalgust sageli hoopis kasutanud selleks, et laskesuusatamist kodudes vaadata. Me oleme hästi tänulikud, meil on teiega tore ja näeme varsti. Aitäh kõigile ja kohtumiseni peagi.